Soovitame tsitaate kuulates sättida end mugavalt silmad kinni istuma ja keskenduma edastatud sõnumile. Tänane teema aruteluks pärineb Ingvar Villitoo tsitaadi varamust. Ta on öelnud: me mõtleme paljusid asju tarbetult. Iga päev mõtleme me lõputul hulgal mõtteid ja ideid, mis kipuvad tihtipeale laiali hajuma või meie tähelepanu hõivama ilma tegeliku väärtuseta. Selline inimese mõtlemise tunnusjoon on tuttav paljudele ning võib tekitada küsimuse, miks me kaldume mõtlema paljusid asju tarbetult. Selle mõistmiseks tuleb vaadelda mitmeid aspekte meie ajutöös, kultuurilisi mõjutusi ning informatsiooni üleküllust, mis on muutnud tarbetu mõtlemise tavaliseks nähtuseks. Inimese aju on äärmiselt keeruline ja võimekas organ, kuid see võib mõnikord olla ka hajevil ja hõlpsasti hajuv. Ajus toimub pidev teabe töötlemine ning mõtted tekivad erinevate stiimulite mõjul. Kuid mitte kõik need mõtted ei ole vajalikud või olulised. Sageli võivad meie mõtted hargneda erinevatesse suundadesse, kuna aju tegeleb alateadlikult mitmesuguste võimalike stsenaariumide ja mõtete genereerimisega. See võib viia olukorrani, kus meie mõtted ekslema kipuvad. Kultuur ja keskkond mängivad samuti olulist rolli selles, kuidas me mõtleme. Kaasaegses ühiskonnas oleme pidevalt ümbritsetud erinevate stiimulitega, nagu reklaamid, sotsiaalmeedia postitused, uudised ja nii edasi. See informatsioonitulv võib tekitada tähelepanu hajumist ning meid suunata mõtlema asjadele, mis tegelikult ei ole meie jaoks olulised. Samuti võib kultuur soodustada kiiret mõtlemist ja lühiajalist tähelepanu, mis võib omakorda soodustada tarbetut mõtlemist. Tänapäeva ühiskonna kiire tempo ja pidevad nõudmised võivad samuti soodustada tarbetut mõtlemist. Paljud meist on harjunud mitme ülesande ja kohustusega korraga tegelema ning see võib viia mõtete killustumiseni ning raskendab süvenemist ühte kindlasse teemasse. Kui meie tähelepanu on killustunud, võib see soodustada pinnapealset mõtlemist ja tarbetute mõtete tekkimist. Üks võimalus tarbetu mõtlemise vähendamiseks on teadlikkuse arendamine oma mõtete ja tähelepanu suunamise osas. Meditatsioon ja teadveloleku harjutused võivad aidata inimestel õppida kontrollima oma mõtteid ning suunama tähelepanu olulistele ja tähendusrikastele teemadele. Samuti võib olla kasulik luua enda jaoks struktuur ja prioriteedid, et suunata oma mõtteid ja energiat olulistele eesmärkidele ning vältida tarbetut hajevil olemist. Kokkuvõttes võib tarbetu mõtlemine olla osa inimlikust kogemusest, mida mõjutavad ajutöö, kultuurilised tegurid ning kiire ühiskondlik tempo. Teadlikkuse arendamine ja strateegiad tähelepanu suunamiseks võivad aidata meil kontrollida seda, kuhu meie mõtted lähevad, ning vähendada tarbetu mõtlemise mõju meie igapäevaelule. Aitäh kuulamast ja järgmiste kohtumisteni!